Tšau, mu kallid Brigitte blogi vaatajad. Kaua aega olen lubanud, et teen New York Hauli. Täna on see päev käes. Ja kes veel ei tea, siis ma käisin New Yorgis puhkamas, olin seal 7 päeva. Kokku kõndisime siis Peikaga mingi 90 kilomeetrit. Selle aja jooksul nägime ära kõik põhilised vaatamisväärsused: Empire State Building, Rockefeller Center, kohad, kus filmiti Gossip Girli, oh my god, still excited. Ja lisaks siis kultuuri nägemisele, sest et see on ju loomulikult tähtis, kõige tähtsam. Sain ma ka loomulikult räigelt shopata ja näitan teile siis nüüd, mida ma ostsin New Yorgist. Kõige rohkem ma ostsin ripsmeid, sellepärast sest üks asi, mis on Eestis räigelt juurde hinnatud, nagu not to name names, aga kaubamaja, nagu seriously ma mõtlen praegu teid, siis kaubamajas on sellised ripsmed, üks pakk umbes 7 eurot, seal oli nagu näha siis $3, ehk siis umbes mingi 2,60 eurot ja ma ostsin hästi palju selliseid Demi Wispis stiilis ripsmeid, mis on üliloomulikud. Iga pakk siis maksis umbes, no ütleme 10 eurot, nii et olge kõik hästi vihased nüüd Eesti poodide peale, sest ma olen. Siis minu uus lemmik Fenty Beauty. Ma olen kasutanud Jane Iredale'i mineraalpuudrit nüüdseks mingi aasta ja pool, aga ma leidsin jumestuskreemi, mis on reaalselt kõige parem jumestuskreem ever. See on mul praegu peal. See lihtsalt katab, aga see ei tee nägu mitte kuidagi nagu liiga raskeks. Siis Fenty Beauty Highlighter, mis on peaaegu sama hea kui Becca Champagne Pop, aga see on nagu pool ja pool. Siis Fenty Beauty kontuuripulk, mis on nagu mingi närvikäige. Fenty Beauty kontuuripulk, mida ma saan panna siia, see on üliloomulik ja kui te tahate, et ma kasutaks kõike seda uut meiki ja näiteks teile, kuidas see päriselt välja näeb, siis andke teada. Siis minu suur lemmik Kim Kardashian. Ma olen Kylie Jenneri tooteid proovinud, minu arust on täielik crap, ei ole seda hinda väärt, aga Kim Kardashiani asjad on mega head. See on selline rose gold pigment, mida te ilmselt näete nüüd siis järgmised 2 aastat mu silma peal. Ja lisaks ka Kim Kardashiani kontuuripuuder, mis on selline, kus ma ütlen, hallikama alatooniga, külmema alatooniga ja see on veel parem, kui on Benefit huulabronser. Siis Stila, sellest ma rääkisin pool aastat tagasi oma blogis ka. Põhimõtteliselt sama junn, mis mul on varem olnud, aga uues toonis. Tooni nimi on Wanderlust.